tere, et mina olen Marika Tomberg ja olen siis koolitaja, treener ja täna me alustame ühe podcastiga naistele 40+ võib öelda ja me oleme siin kahekesi ja minuga on siis Viivika Pool ja Viivika, võib-olla alustame sellest, et kuidas me üldse omavahel saime tuttavaks. Ja tere minu poolt ka, mina olen siis Viivika, nagu Marika juba ütles. Ja meie tutvumine läheb tõesti väga ammusesse aega. Mina olin selline teismeline, ma käisin Nõmme pioneeride majas. Kas see oli mingi tantsuring või aga Robotikas ei olnud mingi tantsuring. Ja Marika, tudeng, koreograafia tudeng äkki või oli seal treener või olid sa juba lõpetanud midagi sellist. Ja siis mõned aastad hiljem mulle sattus näppu üks ajalehe artikkel vabastavast hingamisest, mis oli sinu kirjutatud. Siis ma lõikasin selle välja, lugesin, see oli väga põnev. Ja ma vist isegi käisin sinu juures mingil konsultatsioonil ka tollal, aga see pidi juba 30 aastat tagasi vist olema. Ja siis me kohtusime tangokursusel, Argentiina tangokursusel, eks ju. Ja, meil on ka ajalugu päris palju. Ja kus siis veel? Ja ma ei tea, kas sa joogakoolis ka. Ja, mingeid selliseid asju. Ja siis me tegime nüüd paar aastat tagasi naiste ringi sinuga koos, mis oli väga tore, me saime Facebooki. Oli mingisugune väljakutse, vist oli lisasissetuleku teenimise väljakutse ja siis sa kutsusid. Kes neid väljakutseid teeb. Ja siis sina ütlesid, et võiks minuga koos teha naiste ringi ja mõlemad okei, et väga hea mõte. Ja täpselt nagu tänagi, et ütlesid, et juba ammus hakkasid sellest podcasti asjast rääkima. Ja siis ma olin alguses ka, et mis mõttes, et mina nüüd ja appi. Aga see mõte niimoodi hakkas susisema ja idanema ja võttis nagu selles mõttes jumet, et eks ma olen ise ka ju mõelnud, et tegelikult võiks midagi sellist nagu, et seda elukogemust ja seikluseid ja asju on elus olnud, et nagu siis niimoodi rääkida inimestele. Nii et väga tore, et sa mind siia kutsusid. Nii et jah. Et see on jah nagu hea kontakt, ma ise ei olekski mäletanud sind, eks ju, sealt meil tantsuringis, ainuke sina, kes oled, et see oli tõesti ülikooli ajal. Ja see oli ülikooli ajal ja ma õppisin Mait Tagu juures tantsu ja koreograafiat, et see on mul nagu üks taust, et enne seda ma olin Tartu Ülikoolis õppinud inglise ja filoloogiat ka. Ja võt seal oli jah nagu tõesti vist esimene nagu liikumise alane töökoht, et selline ja siis seal oli jah mul see tantsuring ja mäletan jah, et Urmas Isask oli siis, kes seal ka juhendas ringi ja niimoodi. Ja ma olen alati sind vaadanud ka selline hästi sirge seljaga ja hästi hea nagu kehahoiak, et selline, et see on näha, mis on noorest peast see koreograafia asi tehtud, et see jääb nagu eluks ajaks, et vaata meile meeldivad ju inimesed, kellelt meil on midagi õppida, eks ju, et see on nagu ka, mida ma olen nagu vaadanud, et tahaks ka olla selline. Ja siis sa kutsusid ju mind sinna naiste praktikaringi ka, mida sa korraldasid, eks ole. Ja see oli hästi tore. Ja selle rühi koha pealt loomulikult ballett ja tantsimine ja tõesti, et nüüd kui sa ise ka tegeled, eks ju, et laval kõndimisega ja kõik, et siis jah, see kehahoiak ja veel üks valdkond jah, millega ma olen spetsiaalselt nagu tegelenud, see Aleksanderi tehnika meetod, mis nagu spetsiaalselt ongi nagu rühi ja seljahoiaku korrigeerimine ja kuidas siis sellega on seotud nii heaolu, enesetunne kui ka nagu saab tervendada erinevaid kroonilisi haigusi ja seisundeid. Ja mina olen ka mingis seminaris, nädala lõpuseminaris ühe Aleksandri tehnikakoolitusele videid. Nii et kõike, mida sa räägid, ma olen justkui niimoodi nõusutanud eemalt, et kõik tundubki nii põnev. Ja, et selles mõttes ongi huvitav, et meil kuidagi mingisugused kokkujooksud on nagu sarnase taustaga
et ka nagu ajakirjandus, millest mina ka olen päris pikalt tegev ja kirjutamine ja. aga sina oled raamatuid avaldanud, mina veel ei ole, no mina olen e-raamatu väikese, eks ju. Jah, et ma olen tõlkinud Leona Torri, kes on siis selle vabastava hingamise koolkonna looja ja kelle me siis Irina Toomiga Eestisse tõime ja kes siin siis korraldas suure seminari ka, et jah, tema nagu loo või selle vabastava hingamise loo, et selle ma olen tõlkinud, no see on väiksem asi ja hiljem, kui tõesti mul see hingamise tsükkel nagu 10 aastat sai täis, et siis ma nagu võtsin nagu kuidagi selle kogemuse kokku ja siis tuli see raamat, on ju. Aga ja, et see naiste praktikate, see on selline teema, et sellest ei ole ma midagi veel välja kirjutanud ja et on hästi palju neid materjale ja asju, aga avaldanud ei ole jah. Et hingamise teemal on tõesti vabastava hingamise olemus. Aga sinu puhul jah, et väga huvitav, et kuidas sa jõudsid selle missise võistlusteni, et ma saan aru, et 18, 19, 17, eks ju, võib olla, eks ju, ja siis oli nagu hästi suur buum ja, et see on nagu väga selline põnev. Ja tead, see oli eelmisel suvel, ma nägin Facebookis üks tuttav jagas kuulutust, et toimub Missis Estonia konkurss, saatke avaldus, otsitakse kandidaate. Ja siis ma mõtlesingi, et ja seal oli siis see, et klassiku kategooria ka, mis on siis 45+. Mõtlesin, et okei, et miks mitte, et ma olen siuke julge juba ja siuke edev ka, et ma olen, ütleme, kui nüüd veel laiemalt võtta, ma isegi seal laulusaates käisin, ronisin televiisorisse, ma näen su häält, ma ei osanud üldse laulda, ma kukkusin esimesena välja, see oli mulle täiesti katastroof, ma olin nii pettunud. See on nagu üsna suur väljakutse. Ei, see ei olnud, minule see oli nagu tore, sellepärast, et seal oli see, ma olin nagu nii-öelda see mittelaulja, eks ju, oli siis esimene voor, kus sa pidid oma ettevalmistatud, sa pidid lihtsalt seisma mikrofoniga ja siis see oli esimene voor, kus nad siis välja lükkasid, aga mina, eluaegne giid, eks ju, mikrofon on mu töövahend, ma ütlesin seda niimoodi, aga kuidas laulja hoiab, niimoodi ja vot see mind reetis. Ja siis nad seal žürii liikmed arutasid, et kes, et vot see lillelaps on ju, vist ei ole päris laulja. Ja siis ma pidin oma selle ettevalmistatud laulu seal siis laulma ja žürii hakkasid niimoodi naerma niimoodi, aga ma lasin vakkalt edasi ja siis mul oli nii kahju, et see teine voor oli see lip-sync, mida ma olin siis, see oli see Midnight, mida ma olin nii harjutanud ja mul oli nii kahju, ehk et see esinemine ja nii, et sa varem ei olnud nagu mõelnud, et sa võiks sinna ei, absoluutselt ei olnud. Ma olin nagu jälginud seda kõike, sest minu vanused naised ju kõik noorena, eks ole, ju käisid, ma ju jälgisin seda, aga ma olin nagu kogu aeg arvanud, et ma ei sobi, ma ei kõlba. Ma olin küll pikka kasvu kogu aeg olnud, selline kõhnemapoolne ka. Aga muidugi ma võin öelda, et ema ei ütelda, et sa oled ilus või sa võiksid või mine või tee või absoluutselt. Aga siis ma eelmisel suvel seda nägin, saatsin oma tutvustuse, kirjelduse, kus siis mõne sõnaga ennast tutvustasin, mõned fotod ja siis läkski mingi paar päeva vist mööda, tuli kiri e-mail, et meie eelžürii on teid siis valinud edasi osalema finaalvõistlusele. Siis ma olin nii õnnelik, ma mäletan, et ma olin vist Balti jaamas, ootasin oma suvilabussi, siis ma läksin veel Balti jaama turule, tegin aega parajaks, mingi suu oli kõrvuni, naeratasin. Ehk et siis ma juba sain aru, et kuidagi see, miks see on hea või et see tegi minu päeva nagu nii ilusaks, nii rõõmsaks ja siis ma nagu kiirkasingi seda rõõmu ja seal ühe müüjaga seal suhtlesime ka ja siis ta ka niimoodi naeratas ja hästi tore. Ja siis hakkaski see võistlus meil nagu pihta, aga ühesõnaga, mis see põhiline nagu ongi, et
ma võin nagu mõelda, et noh, miks varem ja oleks ja poleks ja aga siis just hea, et aga siis ma sain praegu on ju, mingi hetk ma nagu mõtlesin, et jube kahju, et ma olen nagu juba kortsud näos ja parim enne ammu möödas ja nüüd ma siis lähen, et nii palju aega ära kulutatud ja tühja. Aga siis ma sain aru, et tegelikult ma ei olnudki valmis, et see ei saanudki ennem juhtuda, et ma tegelikult pean nagu... See on nagu väga hea moment. Ja et sellesse... et asjad juhtuvad. Jah, et nagu ma pidin nagu kasvama sellesse küpsusesse, eks ju, et nagu öeldakse, et asjad juhtuvadki õigel ajal, et sa võid oma selle ego mõistusega nagu mõelda, et noh, küll ma nüüd teeks ja oleks, et seal minevikus, eks ju. Aga kui sa selle nagu vastu võtad, et praegu on nii, et siis sa näed nagu selles, et ja tegelikult jah, ma käisin astroloogi juures mitu korda mul, noh, ja sõbrad, astroloog ütleski, et Saturn on nagu see, mis see oli nüüd enne, kui sa otsustasid nagu sinna minna, see oli varem. Ja ei, no sellest me pärast nagu arutasime ka, et noh, meks niimoodi, eks ju, ja noh, siis ta on nagu mulle öelnudki, et sa oledki selline sügislilleke, eks ju, et Saturn tõmbabki asjad. Ja näistab ka vaatust välja. Aga et selline, jah, aga sellel võistlusel, jah, no ma ütlen, sellest võiks ju pikalt rääkida. Aga seal on ju siis talendivoor, kus sa lugesid oma luuletust. Ja, et see ongi nagu see, et ta on nii palju võimalusi nagu andnud iseennast tundma õppida, eks ole, et esiteks enese ületamine, et sa lähed ja teed, sest noh, kuigi ma võin öelda, et noh, ma ei pabista, ma olen julge ja lähen, aga noh, mingi selline närv on nagu ikka sees. No jah, et oma luuletusega veel loominguga nagu tulla välja. Ja see oli meil siis see esimene eelvõistlus oli nagu eelmisel õhtul, oli laupäeval ja seal siis nagu valiti need, kes siis lõppvoorud, see oli päev hiljem siis Kadrioru lossis eelmine aasta. Aga sealt ka langesid ka osa välja? Ei, noh lihtsalt, et liiga palju ühel õhtul, kus oli siis ajakirjandus, pealtvaatajad, oli siis Kadriorus, päev enne oli Kanuta ja Noortemajas eelvõistlus žüriile, et seal siis nagu kõik osalejad esitasid oma loomingu, aga mõned üksikud siis nagu noh valiti ja nii, et minu see luuletus ka, nii et ma olen seal Kadrioru lossis. Selle lõppvoorus siis esitasid ka. Ja, et see oli ka nagu selline hästi tore. Ja, et seal kes näitas oma maale ja kes seal tantsis ja seal oli nagu, jah. Ja, no see aasta ma osalesin ka, ma mõtlesin ka, et tantsiks, et ma no, see on nagu huvitav, et nüüd uuesti. Ma oleks täitsa valmis nagu, oleks olnud minema, eks ju, aga ma ei saanud nagu jah, tantsupartnerit nagu paraku, eks ju. Ja siis ma lugesin selle aastal uuesti luuletust. Aga jah, sel aasta, no miks uuesti, või ütleme, kui nüüd sellest esimesest. See on nagu päris huvitav ja et noh uuesti nagu minna. Esimesest korrast veel, et noh, me õppisime ju niivõrd palju näiteks, meil oli meigikoolitus ja siis ma nagu imestangi, et kuidas ma olen elanud nii vanaks, et ma tegelikult ei oska ennast meikida, et kuidas sa pead neid silmisid nurgas tegema ja tumedaks ja mis sa pead heledaks ja siis need highlighterid ja värgid, eks ole, et noh, ma ei teadnud seda, et seda õppisime juuksekoolitust, mingit uusi nippe, et kui sa näiteks lokke teed, et sa võtad lokitangid ja alustad siit ülevalt, võtad tangid, paned siia ja siis hakkad neid kruttima, et seda ma ei teadnud. Ja et sa palsamit ei pane näiteks juustele enne, kui sul on plaanis lokke keerata, sest siis kukuvad lokid suht kiirelt välja. Ja meil oli jah seal see spa-voor oli käisime spaas. See oli kuskil nädal. Meil oli 9 päeva nagu selline periood, kus meil olidki need koolitused. Selline ettevalmistus. Tutvumine seal ja siis selle lavalise asja nagu ettevalmistamine. Ja et see oli ka hästi huvitav, et seda liikumist kõik õppida, mingid tantsud kõik selgeks saada ja siis oli veel mingid reklaamtekstid, pidime seal tutvustama, see oli eelmine aasta. Aga siis oligi ja siis ma hakkasin käima Kanuta ja Noortemajas Sixtina tantsu- ja modellikoolis, nendes lavalise liikumise tundides. Mida siis Tiina Johnson juhendab. Ja et hästi tore oli, et kontsadel kõndimist ja noh, muidugi 10 aastat ma ei ole ju kontsi kandnud, eks ole, et ennem ma töötasin Riigikogu giidina, siis vaipasid küll mõõtnud nendel kontsadel, aga siis jah, mul tegelikult ongi läbi valu, et mul on see noh, halluks riigidus on selle asja nimi, et see üks jalg nagu hästi ei paindu, nii et tegelikult see kontsa kõndimine, aga noh, vähesel määral ja tegelikult
tegelikult saab hakkama, et see on ikkagi tore. Ja siis oli see teine osalemine, eks ju, uuesti. Ja, et me siis käisingi aasta aega, et siis see tundus nagu loomulik jätk lihtsalt ja ma korra nagu mõtlesin ka, et kas see on nagu imelik, et 2 aastat järjest, aga siis mõtledki, et vaata, on ju nagu sportlased, eks ju, käivad ju ka trennis, õpivad ükskõikselt ja ka võistlevad, on ju, oma tulemusi näitamas ja niimoodi. Et ja kui see huvi kestab ja ikkagi põnev on ja ikkagi pakub nagu endale. Jah, et miks siis, et see tundus nagu loomulik jätk, et ja see Sixtina modellikoolis vahepeal ka igasugused toredad üritused, näiteks jõulude ajal meil oli Raekoja platsil, tegime Santa Beibet, et tegime ka punase korra, niisugune valge selline hõlst ja siis tantsisime seal Raekoja platsil lava peal. Aga et see on jälle nagu mingi niuke, ma vahest mõtlengi, et kui ma 90-aastane ükskord olen, et siis mõtlen nagu tagasi nendele asjadele, mida sa saad nagu praegu teha, eks ju. Aga tegelikult ja üldse ütleme sa näiteks, mida need positiivsed asjad, mida see nii-öelda sisse juhatab või algatab, et näiteks, et saime seal kingituseks mingi kinkekaardi Melior kliinikust. Mõtlesin, et okei, et lähen siis vaatan ka, mis iluprotseduure või mis seal siis on, et muidu ma ei satuks, eks ju muidu. Ei satukski, eks ole, ja nüüd ma siiamaani seal käin, eks ole. Näomassaažis ja olen seal niimoodi käinud, et ja järjest vaatad, mida veel võiks, eks ole. Ja siis et uusi katsetusi just, et avada nagu mingid uued ja siis sel aastal oli meil mingi fit body oli ja ka mingid toitumisteemad ja trennikavad ja mida ta nagu iseendale veel on andnud või niimoodi ütleme kogu see teekond, eks ole, et ütleme nagu ma olen mõne sõbrannaga rääkinud, et oi, kuidas sa ikka julged ja niimoodi ja ikka usud seda enda ilu ja mõtlen, mis mõttes, eks ju. Nüüd on hästi olulised momendid ja et see säiliks ja et see oleks nagu, et tegelikult on ju kõik naised ilusad ja see ongi, et see ongi nagu tegelikult me ja nagu kuidas nagu tulla ka toime sellega, et sa ei ole nii-öelda see kõige, eks ole, ma ei taha öelda, et sa ei ole kõige ilusam, ma ütleme, et sa ei võida, on ju, tegelikult, et justkui siis, kas sa ei ole, kas ma siis ei olegi, eks ole, näiteks. No ja see on nüüd endale juba jah, et kuidas sa nagu selline, mida sa ütled endale. Jah, et see on nagu selline sisemise lapse tervendamine, et ütleme, et kas sulle on keegi noorena nagu ütelnud, et kas sa oled ilus või ei ole, eks ole, või oletame, kas sa siis nüüd ootad seda, et keegi tuleb ja kiidab, aga et kuidas nagu säilitada seda eneseväärtuse tunnet, eks ju, ka siis, eks ju, kui sa nagu see kõige ei ole, et see ongi, et see on nagu super äge õppetund, mille üle ma olen nagu hästi tänulik, et saada aru, et kõigil on nagu oma arvamus, aga mina olen ka nii täpselt samamoodi nagu kõik teised, eks ju, et oleme ilusad ja väärtuslikud, ükskõik milline see tulemus siis nagu. Ja siis väga huvitav, et oli nagu see Eesti-sisene võistlus, aga et igal pool Euroopas on ju tohutult erinevaid ja mitte ainult Euroopas muidugi neid missise võistlusi. Et siis tuli nagu see moment, et jah, siis ma käisin, missise võistlusel ma tegelikult ei ole ju käinud veel, see oli Best Model of Universe, kus ma käisin nüüd Hispaanias, et see oli ka hästi et see tuli ikkagi jah tänu sellele, et sa olid siin absoluutselt, et me hakkasime sellega läbi teinud ja oli ka see ettevalmistus ja kõik see ja kui ma veel niimoodi laiemalt mõtlen, et mida ta nagu veel on nagu andnud ja kõik, et ütleme, oletame, sul on ju vaja nii-öelda vormis olla, eks ole. Mis tähendab siis sporti, trenni, toitumist, mis tegelikult on ju tervis, mida on ju nii vaja. Ehk et see missivõistlus, modellivõistlus, see on nii-öelda see stiimul või see, mis on sul nagu nii-öelda see sihtpunktiks ees ja siis selle nimel, aga tegelikult ja kuna ma olen hakanud siis nii-öelda rohkem lugema, vaatama ka igasuguseid muid podcast'e menopausist kuulama, kui oluline on lihastrenn.
et ma olen nagu selle iseenda teadvusesse toonud, et see on ka nagu asi, mis võib-olla ei oleks tulnud absoluutselt, kui seda missisevõistlust ei oleks olnud. Et praegu on tegelikult tagumine aeg, et ma olen selline väga spordikauge inimene, mind on lapsena eemal hoitud spordist ja noh, rattaga mulle meeldib sõita, ujuda väga meeldib, aga vot, et lihastrenn. Treening, no see on laiem kui sport, eks. No just liikumine, sest et need ju hoiavad su luusid, eks ole, et osteoporoosi ennetada, et see on nagu noh, minu vanuses nagu väga oluline, eks ole. Ja siis ka mida süüa, eks ju, valku hästi palju, millest seda lihast ehitada ja noh, kõik see. Et see on nagu hästi oluline. Nii, ja me jõudsime selle Hispaania kogemuse juurde, et kuidas, mis tunnetega sa nagu sinna läksid ja mis... No seal oli ka, meil olid seal 2 moekunstnikku olid kaasas, me saime seal... Need olid Eestist ja siis meil olid seal moeshow'd, et me seal lava peal saime esineda, no me tegime enne proua. Aga Eestist oli peale sinu... Oli veel üks 13 inimest vist kuskil ja. Et see oli nagu ka, ja ma tundsin ennast nagu väga hästi, et see punane vaip oli nagu hästi selline, me saime harjutada läbi, et ei olnud nii, et finaalvõistlus ja siis noh, lähed esmakordselt, eks ole, et said nagu ikkagi harjutada ka, et jah. Et see rahvus, noh, võrreldes nagu Eestiga või selle Eesti kogemusega, et mis sa nagu ütled, mis see suurim erinevus või no just need moeshow'd kindlasti on. No jah, me olime seal ikkagi omavahel nagu koos. No seal oli ka, siis oli see Overlady kategooria, kus ma olin, mis oli siis 53 pluss vanusest alates. Et seal oli siis 70-aastaseid naisi ka vist paar tükki isegi. Et see oli jah, lihtsalt selline... Ja siis see suhtlus käis nagu inglise keeles. jah. Ja siis seal oli ka nagu see loominguvoor või seal... Ei, seal ei olnud, see oli nagu ikkagi jah. Seal oli jälle bikiinivoor. Seal oli bikiinivoor. Ja mida siin nagu avalikult ei olnud. Ja vot seda ja seda ka, mida see missivõistlus nagu on nagu positiivselt nagu välja toonud, nagu mida ma just avastasin, eks ju. Sel aastal nii-öelda toonud mind tagasi mu hobide juurde, milleks on olnud kunagi, ja noh, võib-olla on ka praegu, aga lihtsalt pole võib-olla nii palju aega, on käsitöö. Ehk et meil oli siis sel aastal nüüd Eesti voorus, Eesti võistlusel oli rahvusvoor ja mul oli üks selline... Ja rahvuslik pidi ennast riietama. Jah, et kas sa paned siis midagi rahvariided või siis sinimust-valge kombinatsiooni midagi. Ja mul oli üks valge kleit, selline kootud nagu ümber selline. Ja siis ma mõtlesin, et midagi sinimust-valget nagu juurde. Siis ma läksin Karnalüksi poodi Tartu maanteel seal, kus on kõik paelad, nöörid, ehted, pitsid, mida iganes kõike. Ja siis seal juhtus mul hästi tore müüa olema, et vastas, kellega ma siis küsisin, et noh, kohe rääkisingi, mida mul on vaja. Ja tund aega seal suhtlesime ja siis lõpuks ma ostsin sellist pitsi sinist, millest ma siis ise õmblesin sükse roosi või roseti. Ja siis valisime musta nööbi talle keskele ja siis õmblesin sellise musta nööbi ja siis noh, mida talle taha siis panna nii-öelda selle klambri, eks ju, millega seda riidekülge paned. Et noh, mul oli endal mingid ideed, et ma võtan seal mingi, ma ei tea, mingi sellised puha-tüüpi asjad. See võis olla ka kellegi moekunstik. No võis küll, jah, mida iganes. Aga noh, mina mõtlesin, et ma teen ise nagu põnev, eks ole, et mul on meeldib ise kirjutada. Nagu moodi ise, eks. Et mis nagu kokku sobib ja siis noh, sellise rahva stiilis vöö nagu ka, eks ole, siis ostsin sealt. Ja nüüd sel aastal oli siis jah, meil see bikiinivoor. No siis mul olid olemas sellised ja Hispaanias oli bikiinivoor. No siin Eesti omas oli sellisel kujul, et meil oli Metropol hotellis baas käisime, oli pildistamise voor. Et lihtsalt olime seal. Aga mul olid jah siuksed roosad litritega bikiinid olemas ja siis ma mõtlesin, et sinna peale mingisugune hõlst või selline langev või selline, no
ja siis ma ka mitu Abakani poodi kammisin läbi, ostsin organsat, roosat, sellist, aga no sihuke kangevat organsat ei kuku nii hästi. Siis mingit tülli sinist, et oleks kontrastne või no ma ei tea, ei jäänud rahule. Siis tulin jälle, vaatasin, leidsin mingid ehed, ostsin mõned ehded, siis üks jah, nagu ei sobinud, mingid kõrvarõngad, siis käisin teises Abakanis, heitsin juustesse mingi roseti. Ise nagu jah, aga noh, lõpuks oli ikkagi see, et need kangad ei sobinud, nii et ma sealt Hispaaniast koha pealt ostsin sellise hõlsti. Aga keegi moekunstnikest nagu vaatas siis üle ka või seda ei olnud, et igaüks sai? Kellegi käest ma sealt jah midagi küsisin. Päris stilisti nagu. Ja küsisin nõu ikka, et mis värvi sobib see hõlst seal olema. Et tegelikult seal naistega koos nagu jalutasime ka seal poodides. Et jah, et selles mõttes. Ja siis see lõppvõistlus läks sul, siis ikkagi jagatakse neid linte seal kõigile ju. Seal Hispaanias samat, jah. Jaa, seal ma sain teise koha, jah, et siis kõigile seal jah, jagati. See oli selline jah, väga selline tore kogemus, nii et jah, on võimalus järgmine aasta uuesti minna, vaatan, kuidas tunne on praegu. Sa mõtled just siin Eestis, jah? Ei, Hispaaniasse ma mõtlen. Noh, kui tahaks, eks ole, ju seal on mitmed osalejad, kes on nagu mitu aastat järjest käinud. No teist Itaaliast oli väga palju osalejaid. No jah, et võttes, et sul tekib see teine enesekindlus, sa tead, mida oodata, juba nagu oled rohkem ette valmistanud. Et see on jah, mulle nagu alguses üllatus, et kui lähed uuesti, aga tõesti. Ei no sa mõtled nüüd ja seal Eesti omal ma käisin, jah. No seal olid mõned veel, kes olid nagu uuesti tulnud, aga see ongi see, et sa lähedki lihtsalt nagu naudinguga, et sa lihtsalt see on nagu kogu see protsess ja et sa ei lähe sinna võitma tegelikult, kui see tuleb, see on boonus puhas, et sa oled niikuinii juba iseennast võitnud ja kõik selle kogemuse, eks ole, et see on ju tegelikult ju kui niimoodi laiemalt võtta või mida ma olen ka mõelnud, et tegelikult on ju elumäng, eks ole, et see on lihtsalt see on üks selline. No ja tuua nagu rohkem seda mängulisust välja või mängulisust, just nimelt, et mitte nagu mitte liiga tõsiselt võtta, et loomulikult sajaga pühenduda ja teha. Ja ma tunnengi, et kogu see missivõistlus või kõik see, et see on nagu öeldakse, muudab päeva paremaks, eks ole, ilusamaks. See on nagu väga hea just lähenemine ja täpselt. Jah, et toob seda nii-öelda, ma tunnengi ennast nagu väga. Seda pidulikkust ja sündmusi ja tähtpäevi. Just, et seal Sixtina koolis me oleme väga palju niimoodi ühiseid üritusi teinud, oleme Tallinn Fashion Weeki koos külastanud, eks ole, niimoodi kutsutud. Et kuidagi jah, et see positiivsus ja ilu, mida see sinus nagu äratab, et sa selles osaled, et selle sa kannad nagu teistesse eluvaldkondadesse ka nagu üle, eks ole. Ta muudab sind nagu. Ja sisemiselt ikkagi juurde. Sisemiselt, jah, kuidas öeldakse ju, et kasvad nagu sellesse küpsusesse, et nagu ma ütlesin, et see ei saanudki varem juhtuda. Võib-olla ma varem ei olekski seda niimoodi nautinud noorena, ma ei olekski osanud sellest niimoodi osa saada, ma olin noorena hoopis teistsugune kogemus olnud. Et see on nüüd jah, hoopis kuidagi. Ja nüüd tulles siis kirjutamise juurde, et sa oled osalenud nagu romaanivõistlusel, võime rääkida ja. No jah, olen osalenud. Sina siin ennem rääkisid sellest oma täiskantud kogemuse, eks ole, vormi valamisest on ju, et sama raamatu andmine, eks ole, mingi kogemus saab läbi. Mul oli siis on vaja mingi kokkuvõtte teha ja siis see saigi vormistada, et tõesti, et see sai raamatuna vormistatud ja siis ma nagu
läksin nagu edasi või läksin nagu teise valdkonda nii-öelda. ei no kirjutamine, jah, ütleme see oli nagu selline teema, aga noh, ta on väga nagu erinev, jah. Minul oli see 2021, kui ma nagu tundsin, et tegelikult, et ma tahaks nagu raamatu või kuidagi hakkas nagu siitpoolt ja sealtpoolt tulema, et see tuttav andis mingi raamatu ja see ja teine ja siis ma nagu mõtlesin, et noh, või noh, aga samas mul ei ole ju veel midagi nagu ette näidata, eks ole, mul on tegelikult ainult üks e-raamat, Armusin Alfonsosse, mis on 3 aastat tagasi. Ilukirjandusse on jälle omaette asi. Jah, mis on siis e-raamatuna. Jah, teema. Et nagu selle ilukirjanduseni jõuda. Ja, aga siis jah, et niimoodi iseenda elu, no ütleme siis niimoodi, et mul on käsikirja olemas, jah, kui nii võib öelda, on ju. Praegu nagu uus, jah, seda tahab öelda või? Millega ma nüüd jah, romaanivõistlusel käisin siis 4 aastat tagasi. Et see oli siis ka sellise elukogemuse, et noh, ütleme, kui sa nagu elad, koged, kirjutad päevikuid, reflekteerid, on ju protsessid, tervendad. Et siis sul on nagu ka olemas see materjal, eks ju, kus no jah, ja siis seda kasutad. Tervikut luua. Jah, kasutad nii-öelda siis selle käsikirja loomiseks, eks ole, kirjutad, vaatad läbi. Ja siis nagu suhestud sellesse aega nagu hoopis teistmoodi, eks ole, et see saab läbi nagu või see on nagu noh, ära õpitud, eks ole, ja ta on mingit pidi iseendast, aga noh, lõpuks jah, ühesõnaga see oligi siis nii-öelda 4 aastat tagasi, siis läks romaanivõistlusele ja nüüd 2 aastat hiljem siis kirjutasin selle sama nagu teistsuguseks, viskasin välja väga palju, seal oli sisekaemust väga palju. Sama põhja nagu võtsin ikkagi ja kuigi seda vist ei oleks tohtinud teha, ma ei tea. Kuigi ma üldsegi ei arvanud, sest et ei tohi, et noh, see on ikkagi minu teos ja ma lähen sama asjaga nagu edasi. Ja siis panin sinna noh, jah, selliseid lapsepõlve katkeid nagu vahele, et jah, et näidata siis, kuidas see tegelane on selliseks kujunenud nagu ta on ja selliseid reisidest olen kirjutanud sinna ja Kreeka reisid ja noh, muudest ka. Ja siis jah, aga noh, praegu ta mul ka natukene siis veel laagerdub, et vaatab, aga kindlasti mul on plaan temaga lõpuni minna. Aga noh, muudest kirjutamistest jah, tervendajas kirjutan neid intervjuude põhjal siis lugusid intervjueerin siis erinevaid inimesi tervise teemadel. Ja kodutohtris olen siis idamaade meditsiini teemal siis ka intervjueerinud. Alates seal Qigong, Tai Chi, Feng Shui, noh, kõik sellised Hiina meditsiin ja kõik sellised asjad. Ja müstilistes, issand, olin isegi müstiliste lugude peatoimetaja kunagi. See oli see ajakiri Müstika? Müstilised lood ja see oli 3-4 aastat, 5 aastat tagasi. Aga no minu nagu tööd sisulist ma nii-öelda ei teinud, aga ma kirjutasin seda juhtkirja seal alguses. Ja noh, see oli hästi tore, eks. No ja mis selles numbris kokkuvõtte ja teemad ja niimoodi, ja nagu ajakirjandus. Aga kirjutamine, jah, mulle nagu meeldib küll, et ükskord mul tuligi nagu selline paralleel, eks ole, et vaata noh, on ju, nagu öeldakse, nagu sa isegi tead, käed on südame pikendus, eks ju, et su looming või noh, et see tuleb siis nagu käte kaudu või noh, miks me kallistame, eks ole, armastuse väljendus kätega, on ju. Ja siis, kui sa mõtled näiteks muusikute peale, kes noh, ka ju klaverit mängivad ja siis ma üks õhtu seal klõbistasin klaviatuuri taga ja olin hirmsas sellises vooseisundis, nagu öeldakse, tulid seal igasugused head mõtted ja siis ma tundsingi ennast nagu niimoodi väga loominguliselt, et ma olengi nagu selline looja, kellel siis nagu antakse või noh, tõmbasin nagu jah, nagu et ma ei ole küll pianist, aga noh, mul on siis see arvutiklaviatuur, eks ole, see tunne oli hästi loov mingis valdkonnas, siis tegelikult see võib väga lihtsalt kanduda ka teise või kolmandasse. Et kui sa juba oled nagu... No, muusikas ma kahjuks ei ole, aga... Ja loominguline ikkagi isiksus ja siis...
nojah, selles mõttes küll. jah, et siis on see soov nagu väljendada. Nojah, loominguline, mis see loominguline isiksus ongi, lihtsalt nagu natuke siuke lillekene, eks ole, või kuidagi vaatab maailma sellise vahetu pilguga või see on ka ju tegelikult, eks ole, selline tundlikkus ma mõtlen nagu ja kogemustena vahendamine saab alata mingisse vormi ja siis teised vaatavad või loevad või kogevad ja siis jälle nemad saavad mingi emotsionaalse laengu ja no just. Et läbi oma maailma lasevad nagu, ütleme maalikunstist või rääkida, et siis igaüks näeb seal midagi oma. Ja, absoluutselt, no vot sinul on ja. Mis sinu jaoks nagu praeguses nii-öelda eluhetkes on sellised kõige märkimisväärsemad või sellised pidepunktid või märksõnad või kuidagi? No üks asi on ka, et võimaldada endale uusi kogemusi või mingeid uusi uksi avada, nagu midagi põnevat ette võtta, mida varem ei ole teinud, no see on nagu tähtis, et see uudsuse moment nagu oleks uudsuse variandid oleks nagu olemas ja kõik on, eks ole, elus on nii põnevaid asju ja, et mida ei ole kogenud, et siis ja mida võib-olla kunagi oled mõelnud ja siis mida on siis nagu vanas eas meenutada hea, eks ole, ja minu jaoks on minu jaoks võib-olla on kuidagi, need kogemused kindlasti ka, aga oleks nagu aeglustumine. Ja mis sa aeglustumine, et ma vahest nagu tunnen, et ma nii kiirustan nagu siia ja sinna ja kõike on nii palju, aga see ongi nagu, nagu ma ütlesin, see missivõistlus ja see ja teine ja kolmas, et ongi elus nagu kõike nii palju olnud, et ma siin 2 aastat tagasi õppisin loodusgiidiks, mis on nii põnev, siis ma õppisin muuseumi hariduse mikrokraadi, mis oli ka ülipõnev, eks ole, aga et märgata nagu neid, et mida ma nagu veel tahaksin elus ära teha, ehk et kui mul on kogu aeg nii palju nagu siukseid põnevaid, tegelikult ma olen väga valiv, et ma ei käi sugugi igal üritusel, absoluutselt, ma käin raamatuesitlustel ja kuna see kirjutamise huvi Sixtina tundides, eks ole, olen siin käinud kevadeni, nüüd sügisel ma veel ei ole jõudnud, suvilas, mulle meeldib väga olla lihtsalt õunapuu all, vatiteki peal, pilvi vaadata, raamatut lugeda, et ta on ju nagu see mingi metafoor ka, et kui sa võtad suure purgi, topid liiva täis, et siis kivid ei mahu, eks ole. Ehk et need väiksed asjad, kui sa täidad oma päevad selliste pisiasjadega, et ma nagu hirmsasti tahaks nagu sellist, et jõuda märgata nagu, et mis veel võiks nagu tulla minule, kuhu nagu jõuda või mida ära teha. Ja muidugi ka enda selline areng isiklik, sest see teekond on tegelikult ju lõputu, eks ole, kui sa juba see missise võistlus on mind väga palju iseendale lähemale toonud, et saada aru, mis ma olen, kes ma olen, et ma tunnen ennast nagu omas elemendis selles ja võib-olla ongi teistele siin ka, kui siin räägime julgustuseks öelda, et kindlasti tasub just sellise ilu ja glamuuri ja sära ja et see võib ju kõlada nii, et glamuur ja sära, aga tegelikult see on lahe, et ma just tunnengi, et see missise võistlus on olnud nagu selline formaat, kuhu see mahutub või kuhu see sobib, et mis annabki sul nagu põhjuse kodust välja tulla, ilusad riided selga panna, kontsad jalga panna, leikida ja teiste ilusate, tarkade ja need missised on ja tõesti nad on väga sellised omadel elualadel väga kihvtid, targad inimesed, et jah. Need teised, kes kellega niimoodi kokku puutud ja suhtled ja et see on nüüd üks külg jah, mis minu need hetkemomendid on, aga teistpidi jah ka nagu võib-olla üldse nagu, et oma emotsioonidega tegeleda, et nendega mitte kaasa minna, eks ju, et selliseid uusi mõttemustreid, et nagu
et noh, nagu sihuke väljend nagu töö iseendaga. Noh, ma ei tea, kas sa tead, mis see tähendab töö iseendaga, on ju. Ma nagu hiljuti mõtlesin selle peale, et see ongi, et kui sa nagu, keegi ütleb sulle midagi või sa noh, hakkad nagu reageerima, nagu peaaegu hakkad, eks ole, aga siis sa saad nagu sabast kinni. Et võt, et see on nagu see koht, jah, et see koht, et kus sa saad aru, et ma peaksin tegelikult teisiti tegema või võtad selle vaatleja positsiooni, eks ju. Et noh, mida vanemaks sa saad, seda raskem see on, kui sa jah, neid tehnikaid nii-öelda ei kasuta, et kui see asfalttee on juba sinna sisse tehtud nende aju. No ja lihtsalt oluline, et laiendada seda, mis ma leian, et on oluline, et seda positiivsust enda ellu. Et see on nagu aktiivne tegevus, et mis veel võiks tuua nagu sellist. Et millele tähelepanu paned, see kasvab. Energiat ja mis veel võiks, kuidas seda võimendada. Just, no võt, aga me jõudsimegi ju samasse kohta välja, et see on esindus, eks ole, et see ongi positiivne rõõm, see ära toob sulle naeratuse ja see kannabki nagu laiali seda ju, noh, muudesse elualadele ka, eks ole, ja see toobki seda ja siis on sul jõudu, siis on sul energiat, et see, noh, tegelikult on ju tervis. Ja see on ja ka nagu eneseväljendusega seotud hästi see on meie vaimne tervis ju. Endast välja ja väljendada ennast on ju. Sest noh, tervisest võib ju ka lõputult rääkida, et nagu me teame, keha on viimane, mis haigeks jääb, hing, et kui sa oma hinge teed. Energeetika, et ütleme energeetikaga tegelemine, tegelikult on see positiivse oma seisundiga või noh, jälgida nagu enda seisundit, et küsida, mis mulle praegu on oluline, eks ole. Et mida ma tahan ma süüa, magada, jalutada, muusikat kuulata, raamatut lugeda, et mitte suruda ennast. Ja, et see on nagu sisemine ja enda sisehääle kuulamine ja siis, et võimaldada nagu endale seda. Ja lõpetuseks, et me siis jätkame juba külalistega ja et oodata on nendel teemadel, mis me juba mainisime, et huvitavaid külalisi ja intrigeerivaid külalisi. Ja mina olen ka väga rõõmus veel kord, et sa meile selle võimaluse andsid, et sa selle teoks tegid ja kui sulle see video meeldib, siis pane sinna alla like, võid kommenteerida, küsimusi esitada, mida sa kuulda tahad, oma arvamust jagada, et siis meie ka õpime kogu aeg tegemise käigus. Ja et tõesti, et keda siis soovin ka kuulda, et on neid, keda ikka tahaks nagu uuesti kuulda ja veel rohkem kuulda, et seda võib ka jagada juurde. Ja aitäh, et sa meiega olid, aitäh, et sa kuulasid.